Hi! Piu-piu, pau-pau. Täna on see päev käes lõpuks, mil tuleb meile koju üks uus tütarlaps, meie oma pereliige, mis seob meist siis kokku 3-liikmeliseks pereks. Me oleme just ärganud, me peamegi minema sellele 4-jalgselisele sõbrale tooma ostma mingeid asju, et tal oleks kodus mõnus olla. No. Ma ei tea, siin on valik nii suur. Ma tahaks nii suurt, kus me saaks ise magada temaga nädata. Selle nimi on voodi, kus me koos magame. Meil on roosat päev ja meil peaks olema niisugune nagu kaarega või? Igatahes Kutsikal on nüüd, et kõik asjad olemas, mis tal esimestel päevadel vaja läheb. Me oleme kusagile sööma või? Ja kus ma arvan midagi? Burgerist. Burgerit, kus me? Sa kindlasti tahad burgerit. Mul on need sojapulgad asjad meeldivad. Ma tahan kiiresti burgerit. Oh my god. Food. Yes! Ma võtsin 2 burgerit. Ma ei saa aru, mis nendesse burgeritesse pannakse, et nad nagu niivõrd, kus me ütleme, alati kutsuvad. Ma jooksin kokku. Me liigume nüüd edasi. Ja mina olen asunud teele siis stuudiosse, kus ma asun rääkima üle tüki aja. Olen ma võtnud vastu siis otsuseid üleüldsegi sellel nädalal, et ma kõnnin rohkem ja ma jätan auto maha, sest et tihtipeale tõesti meil on niivõrd kiire, et me lihtsalt ühest kohast teisest kohast teise, nii et niimoodi me oleme üritanud planeerida viimasel ajal, et kui meil on kuskil siin nüüd nagu kesklinna kandis mingid tegevusi, siis pigem jalutada. Nõme küll, kui sa kogu aeg autost autosse ja peale selle veel pidevalt maksad parkimise eest, on ju. Igal juhul Liina jäi nüüd, mina ei tea, mis asju ta sinna tegema jäi. Üks asi veel, mis ma eelnevalt, vaata, me käisime purksi söömas. Iga kord, kui ma lähen purksi sööma, ma mõtlen, et best time ever. Ma selle sisse endale väänanud, siis ma mõtlen, oli seda vaja, noh. Enesetunne on niisugune kergelt tema meeldib. Või niisugune nagu... Ma olen sisse summitud. Mina siin olen ma olen koristanud mingi 1,5 tundi järjest. Veel ma säetisin pesa ülesse. Panin hetkel sinna, ma ei tea veel kuhu ta läheb. Ma panin joogikausid paika ja nüüd ma koristan veel enne kui Marti tagasi tuleb ja enne kui me päriselt koerale järgi lähme. Nii et väga exciting, aga praegu mul tuleb üks teine külalile, kellest te ei tea. No nii, 2 tundi on mööda saanud, mis tähendab nüüd seda, et mina sain oma sisselugemise tehtud. Päris naljakas oli, päris tore, mulle lihtsalt väga meeldib, see tiim on väga tuus. Ma tunnen ennast mugavalt, mis just, et see on minul alles niisugune 3. kord. Next Level Hustle tuleb järgmine nädal, aga siiski hoiab mind praegust väga niimoodi sirgejooneliselt sirgelt üleval see, et koer tuleb varsti. Ja selleks jooksemegi hästi kiiresti koju. Nii, sellegipoolest vaatame, mis Liina teeb. Few moments later, tegelikult few hours later. Mina olen nüüd jõudnud kõik valmis sättida. Marti peaks ka iga hetk siia jõudma, sest et tegelikult me peaks hakkama kusagil 10 minutit pärast juba liikuma, et jõuda õigel ajal kohale. Teate, väga raske on vlogida praegu, eriti sellepärast, et mu emotsioonid on nii laes ja ma ei suuda neid mitte kuidagi nagu vaos hoida, mis tõttu ma nagu käin mööda tuba ringi ja panen veel viimaseid asju ära. Nii et väga hästi läheb. Ma just ei jõua ära oodata, millal ma sinna saan juba. Ma arvan, et see autosõit tuleb kõige pikem autosõit, mis kunagi olnud. Näited! Tagasi ühes kohas. Ma olla pole kohale jõudnud, sest ma olen nii palju tegutsenud täna. Ma olen just, aga sa oled nagu teiste asjadega tegutsenud, ma olen just sellega tegutsenud. Ma olen jälle söönud, ma tuleb jälle meelde, et ma pole jälle söönud. No, meie hommikusöök oli lõunasöök. Sa tegime pitatud või? Jah. Kuule, mis sa said? Sa said kellegi sokid kätte? Sina ka tervi. Me siis teame, et meil on sokkidega. Mõlemad päris said sokid kätte. Sokkidega on nii äge. Kuule, tule siia. Kus on meie... Tere. Kus nüüd? Su menito koos. Tuled ütled ka tšau, on ju? Tuled ütled tšau. Noh, juba nägid head aega. Millal esimest korda peab minema siis näitusele? Vaatame. 4 kuuselt saab vist minna sinna, siis on vist kõik vaktsiinid saadud, sest seal on vaata oluline, et oleks sina minna nüüd kaugemale. Teeme sukse lahti ja lähme. What am I doing? It's so dark. Can't. It's a puppy. It's a puppy. Help me God. Oh my 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 God. Toge. Tere. Sina nüüd meil või? Oh my God. Holy shit. What the actual fuck? Ära nüüd Liina kürg. Võta kaamera. Kannakra. Tere. Ma ei jutu ausalt. I'm not trying to freak you out. Sa oled meie uus pereliige nüüd. Nüüd on nagu reaalne, kui sa nagu istud autos temaga. Siis ma hakkan ka nutma.
ta on nii kurb näost praegu, kõik on okei. Esimese töötaja võib ju nutta, aga tema sõpradelt viita ära ju. Mis me nüüd teeme? Hakkame sõitma, lähme nüüd. Neil on piigel seal kõrval! Jaa, võtame teise koera veel. I love you. Ma tahtsin su musi teha, sa oled nii kaugel. Ei, me saame esimesed päevad on sul natuke kurb tõesti, aga edasi sa saad aru, et meiega on väga tore. My god, hakkame minema parem. Me oleme juba esimesele poekülastusele, sest me avastasime, et ta on ikkagi liiga väike ja meil on vaja... piisavalt suuri traksed või need väiksed traksed alla. Need me tulemegi nüüd vaatame, sest ta on siin terve tee magas meil on ja nüüd siin on. Nii nunnu on. Kes on nii nunnu? Sina oled nunnu, Bella. Vast aega mingi ninu. Päris pannakse mingid sadomas asjad peale sulle on ju. Ja nii kallal, ma ei tea, vahepeal kuulsite, meil kõht on tühjaks saanud, nüüd meil on pitsa aeg. Näe, järgmine kutsu tuleb sealt. Tooge. Nii palju kutsusid. Tere tulemast koju, Bella. Pärast vaatame vlogi üle, meil on siis mingi 3 tundi niukest footage'it, kus me lihtsalt vaan mingi vaata, mis ta teeb. See on nii jutt, ma jäängi seda filmi. Sa oled suur hunter. See on sinu koht. See on sinu niukene... Ta on nii väike selles pesas. Aga see on nüüd sinu enda koht nüüd. See on sinu voodi. Kas sa... Oota, nii. Tahad ära saada, jah? Hopsti. Okei, me nüüd käime järgi tal vaatame, et ta kuskilt midagi ei leiaks. Käime veel korralikult temaga üle ja siis me tuleme tagasi, kui me saame sööma hakata. Nonii. Esimene toidukord tuleb siin koeral on ja meie ka sinna haarame vaikselt oma pitsat. Aga selle... Pitsa siia kätte mulle. Üks asi tuleb meil küll elu stiilus ära muutuda. Me oleme täna niivõrd halvasti söönud. Tegelikult meie elu ongi selline, kus me jookseme, me haarame jooksud kuidagi moodi. Me peame rohkem planeerima seda. Ei saanudki midagi rääkida, et meil on juba külalised majas, meil on siin minu õde. Mammaga. Tervist! Nagu me eelnevalt, me kuidagi üritasime rääkida, aga meil oli nii palju tegemist ja sagimist. Ja nüüd me oleme jõudnud natukene maha rahuneda. Me hakkasime piitsat sööma. Külalised käisid ka ära, mu ema käis. Ma näitasime korraks ka, mu ema käis. Siis peale selle veel... Igal juhul, me hakkasime rääkima toidust. Saad aru, väike õde tuleb ka mulle mingi, oi Marti, sul on mingi kõtu tekkinud või? Ei ole, tegelikult ei ole midagi. Aga ma nõustun sellega, sest ma olen söönud jumala palju lihtsalt rämpse. Meie viimasel ajal nagu meie rütm on nii pekkis. Rütm on pekkis. Aga nagu, ei, mul ei ole mitte midagi selle vastu, ma armastan saia. Me sööme pidevalt ainult saia. No meil on tõesti kiire eluviis. Tulenevalt me võtame alati jooksult kuskilt süüa. Homme me võiks teha... Ei, homme me võtamegi. Homsest me võtame kätte, me hakkame tegema hommikul. Me hakkame korrektselt toituma, sest et see kõituks on ju, aga põhiline on ka tervis, sest ma tunnen ennast meeletult väsinuna kogu aeg. Kui me räägime sellest, et ma söön pitsat, pitsa juures ei ole mitte midagi halba, aga kui sa kogu aeg sööd pitsat ja mingid niukest nagu kõik mõõdukas väärtuses on okei. Meie võtame ennast kätte ja näitame tegelikult süüa teha, ei ole nii keeruline. Tegime kunagi kogu aeg hommikul putru ja ma ei ole seda nii tükk aega teinud nüüd. Ma homme õpetaks sind ka, kuidas teha, sest teinekord saad sina ka mulle teha, võib või? Ja hakkame siis tervislikult toituma. Jah. Hommik on käes ja meie oleme siin. Kas sa tuled siia või? Aga igal juhul, nagu meile lubatud sai, siis mina hakkan õppima, kuidas täna putru teha, sest mina arvan, et kogu aeg pudru on väga, ütleme niisugune keeruline asi, sa alati saad selle pekki keerata. Niiviisi. Ja pudruks on meil vaja siis nüüd, kas meil on üldse pudru asju või? Mis sa teed nüüd? I'm small, I can't reach. Samal ajal, noh kutsu. Pudru tegemise õpetus loeb pakilt. Seda ei ole kindlasti midagi nii keeruline teha. Ei, nagu lihtsalt see, et ma õiges selle koguse teeksin, vaata. See ongi see, et sa paned, mina vette ei kasuta, ma panen piima, kuna mulle meeldib, ta tuleb veitsa kreemise. See on okei või? Ta kuumab. Aura kuumab. Aura pea, päris keema me ei lase teda. Kui ta keema läheb, siis meil on natukene keeruline teda juba siin niimoodi hallata. Ma arvan. Sina pidid mulle õpetama ju. Ja see ongi kõik rohkem midagi ei tule sisse. Ja nüüd peab ootama, kuni ta paksemaks läheb. Ja kõige lõpus me paneme vaarikaid ja asju juurde. Ja ka midagi keerust siin polegi. 5 minutes craft with Martin Liina. See on nii veider, ma olen alati olnud selline inimene, kes väga hommikusöök ei söö ja sellest tulenevalt tegelikult ma olen alati niimoodi enne lõunat natuke krampi ja imelik, et ma arvan, et see on hea traditsioon meile nüüd. Ja alustada juba hommikusöögiga, niisugused normaalse hommikusöögiga. Ma panin sulle natuke rohkem, kui ma tean, et siis sa saad kõhu täis. This is very good. Ja mulle väga meeldib. Bella, ei, sinu toit ei ole see siin. Võtnud ju nii palju aega. Võid isegi võib-olla läheb vähem aega, kui minna kuhugile poodi ja võtta mingi juuraka sampson ja. Sööme nüüd
sööme nüüd. Igal juhul me oleme nüüd tulnud meil siis emme töökohustusi täitma siin kutsu. Et siia chillime, mina filmin natuke Liinat. Ja siis sedasi meie siis koer meiega siin igal pool kaasas käibki. Anja, kuidas sul on? Igal juhul töökiire korralik, Liina tegi oma asjad ära. Meil siin samal ajal väike päevakangelane on magama jäänud. Okei, kas me nüüd lähme üllatame sinu vanaema? Olemegi ilusti tagasi nüüd Liina kaameras ja ei olegi enam tõesti nii lai pilt ja saabunud, siis lähme nüüd vaatame, kuidas meil see kutsusel olukorraga siin saab hakkama. Tere! Nägin, et te tulite. Vanaema juures on käidud, nüüd me lähme oma järgmisele toidukorrale vastu. Kõht on täiega tühi. Aga sellepärast, kuna me oleme niisuguses jooksus, siis seekord me anname alla, lähme küll natukene paremasse kohta kui mingisse purilasi kohta. Lähme lihtsalt sööme midagi täisväärtuslikku nüüd. Salati Marti ja Liina. Jaa, me tegime niisuguse kardinaalse otsuse, me pole vist 100 aastat söönud, aga kusjuures mina olen väga excited, mul on siis Caesari salat siin kanafileega, Liinal on samasugune Caesari salat tofuga. Sööme ära ja sul on punktid. Jah. Vabandame ette ka, et me niimoodi hüppame ühest kaameranurgast teise erinevate kaamerate vahel, aga lihtsalt meil sai eelnevalt ju... Ma arvan, lihtsalt meil on praegu nagu väga kaootilised päevad hetkel. Selles mõttes, et nagu ürita hoida enda asju korralt, kui see süke junn kodus on. Ja siis me nüüd oleme, tegelikult me tulime koju, me jäime magama, me magasime koos Bellaga siis nii-öelda. Ja nüüd on jälle kätte jõudmas meil söögihetk, enne me anname Bellale loomulikult siia, me üritame teda trikitada nüüd sööma sellega, et me paneme sinna sisse natukene veise hakklihad alla. Mul on ka kõht tühi. Hakkame süüa tegema. Jaa, teeme pastat. Ja, nüüd me teeme pastat ja alla jätame ka... Marti kirjutab ilusa retsepti välja, sest et tegelikult meil on taas need, kui me süüa teeme, siis mina tegelen kõige selle põhiosaga või vahepeal panen mingi makaronid keema, hakin asju, panen praadima, aga kogu maitsestamine, ehk siis most important things on tegelikult Marti puhul. Tulles tagasi nüüd pasta juurde siis. Makaronid paneme keema, samal ajal kui need makaronid keevad, me praeme ära ka šampinjonid. Hiljem me valmistame ette kindlasti ka kõik muu asja, mis lähevad siis sinna makaroni, selle kõige mõllu sisse ehk siis pähklid ja ka, mis aitab meid tervena hoida? Küüslaug. Just, küüslaugu hakime ka veel ära. Mis sina tahad sinna siis saada? No hakime ka ära. Ma tegin nalja. Ja siis me pärast kõik seome kõik kokku koorega. Ja ongi kõik valmis. Ja siin me nüüd olemegi siis oma väikse toidukorrakesega. Siia juurde lisame me veel isegi seda niukest väikest beebi spinatikest. Aga meil tuli meelde, et me ei andnud tegelikult punkte enne oma salatitele. Mina annaksin oma lõunasele salatile 7. Ma annaks isegi 9. Mulle väga meeldis see salat selle kusjuures. Ma ei ole tükk aega salatit söönud, millest tulenevalt mulle tõesti väga meeldis, nagu ma eelnevalt ütlesin. Millegipärast Liinale ei meeldi salatit süüa. Tema jaoks, noh... See peab ikka väga hea salat olema, et ma seda tahaksin süüa. Me sööme ja vaatame siin oma uut lemmikut sarja. The Good Place. Nina jälgi teile kaamera teist. Testkaader. Okei, meil on üks küsimus ka sulle. Et vaata, kuna me usaldame sind väga, on ju. Ja ma hakkan risti vanemaks. Thank you! Bella tänab sind. Oligi, et kas sa risti vanemaks hakkad? Jaa, literally. Et kas sa oled Bella ristiisa? Sul on risti laps nüüd. Konsulteerima, ma ei tea, mis Lonni sellest arvab, vaata. Ma pean nõu pidama. Tegelikult ma ei saa niimoodi nii lihtsalt jah öelda. Hommikust. Meil on varajane hommik, pühapäeva hommikul. Meil on tänane päev möödub siis sellises, kuidas me ütleme, isadepäeva meeleolus. Meil peaks hakkama kohe nüüd siin soundcheck. Kutsukart mulle, jah. Veel midagi või? Ahah. Paned me veel siin venna vlogi. Head isadepäeva. Kõik tule. Siia issi. Sina. Ja sina, tule siia. Ilusat isadepäeva. Jaa, tee lahti. Mul oli Ott Lepland ainult kasutuses. Ott Lepland oli kasutuses? No vaata, nagu Ott Oti nägu on seal peal. Mul on ajakirja kasutuses. Oota, aga mingi tüdruk on ka veel. See ei käigi lahti. See käib ka lahti. Igal juhul
Siit lõpetamegi meie oma vlogi ära. Loodetavasti me oleme niigi rääginud seda juba ühe päeva kaugemale, kui me hakkas Jaa, sina tahad ka tähelepanu. Sa tahad ka tähelepanu, jaa. Et ei tohi vlog läbi saada või? Igal juhul. Toituge tervislikult, sest et süüa teha ei saa nime lihtne. Vot, ja meie näeme teiega juba järgmisel nädalal järgmise vlogis, kus te peate ilmselgelt panema nüüd subscribe'i ka, kui te varem seda teinud pole, siis te tahate ju näha, kuidas see jublakas siin pikemaks venima hakkab, nii et tšau ka! Bye! Tule vaata, näed, siin ei ole mitte midagi hullu. See oled sina seal. See oled sina. Ta näeb, kui ta piisavalt lähedal jõuab, ta näeb enda peegeldust sealt. See oled sina. Näe, tule vaata.